hea meel, et on saanud arvamusfestivalist teha kokkuvõtteid. Kirik on olnud kohal ja kõnelenud oma rahvaga ümberringi ja leidnud üheskoos huvitavaid ja olulisi mõtteid, millega edasi minna. Kirikute nõukogu teema aasta Eesti usk raames oli arvamusfestivalil ka ala Eesti usk, kus käsitleti erinevaid teemasid. Esimene teema oli Taara tammikust Maarjamaale ehk kas kõrberahva usk peaks sobima ka metsarahvale. Selles paneelis osalesid erinevate uskumustega inimesed luterlikust kirikust, Eesti apostlikust õigeusu kirikust, moslem, maavallakoja esindajad ja ka uskmatud. Ja me püüdsime enda uskumuste kohaselt väljendada, mida me peame eestlastele kohaseks usuks ja mis on Eesti usu olemus, kas see on eestlasele vajalik, eestlaseks olemisele vajalik ja kuidas me üksteisega omavahel väga hästi läbi võiksime saada. Üks läbivaid mõtteid, mida mitmed osalejad jagasid, oli seotud religioonialase hariduse või laiemalt usualase haridusega. On hea, kui me saame üksteisest paremini aru. Üks panelist ütles väga ilusti, me ei saa üksteisest lugu pidada, kui me üksteise lugu ei tea. Nii et selle paneeli võib lühidalt kokku võtta, et on kasulik kuulata rohkem üksteise lugusid, selle kaudu suureneb üksteisest lugupidamine. Ei ole arvamusfestivali, kus kirik ei räägiks perekonnast. Teise teemana Eesti usu alal oli välja kuulutatud, kas eestlane usub õnnelikku perekonda. Teema juht Karmen Maikalu ei kartnud esitada keerulisi küsimusi perekonna, abielu ja laste osas. Nende vestluste tulemusel siis panelistid selle arutelu lõpus tegid kokkuvõtted ja need kokkuvõtted olid üsna lootustandvad ja üsna positiivsed. Kõlama jäi see, et jah, õnnelik perekond on võimalik, õnneliku perekonna väga oluliseks osaks, kui mitte kõige olulisemaks osaks on paarisuhe, ehk siis tuleks vaadata seda, kuidas hoida seda paarisuhet õnnelikuna. Peaaegu kõik osalejad tõdesid seda, et kui sa ei ole praegu õnnelik, siis õnnelikuks olemist on võimalik õppida. Toodi väga positiivseid näiteid selle kohta ja räägiti ka sellest, kui oluline oleks tegelikult ühiskondlikul tasandil rääkida rohkem positiivsetest eeskujudest ja tuua näiteid sellest, kuidas siis inimestel on olnud või kuidas inimestel on õnnestunud hoida oma perekonda õnnelikuna ja et siis seda ka ühiskondlikul tasandil rohkem rõhutada. Et see võiks anda siis inimestele ka seda lootust ja usku, et tõepoolest isegi siis, kui sa praegu ei tunne ennast oma perekonnas hästi, siis on võimalik seda rahulolu ikkagi saavutada. Üks tore mõte, mis oli see, et kui sa ei ole õnnelik, siis võib-olla võiks alustada sellest, et ise vähem vinguks, et kohe ei pea ära minema. Ja võiks siis koos abikaasaga võib-olla istuda maha aeg-ajalt ja küsida, et kuidas sa ennast selles paarisuhtes tunned, kuidas sa ennast meie perekonnas tunned, mida mina saan teha, et sa tunneksid ennast paremini. Väga palju räägiti teineteise mõistmisest, aktsepteerimisest, andestamisest ja tänulikkusest ja kokkuvõttes võib öelda, et jah, armastus on võimalik. Kolmandaks teemaks valisime teema religiooniõppest eelarvamusteta. Inimestel on palju eelarvamusi, eriti kui tahetakse sisse viia õppekavasse täiendavaid õppeaineid. Samas on piirideta maailmas väga oluline teada, et mõningate käitumismallidega, mis meile on harjumuspärased, võime me ületada piire, mis tunduvad teistele inimestele lubamatud. Tundes nende keelt, kultuuri ja samuti ka usku, on võimalik neid eksimusi ennetada. Paneeli teemaks oli religiooniõppest eelarvamusteta. Paneelis 7 väga erineva taustaga inimest ja kuulsime ka arvamusi siis rahva seast. Üleüldine foon loomulikult oli, et seda on vaja, aga arutasime ka, mis on probleemid, millega me peame silmitsi seisma. Kindlasti üks suuremaid küsimusi on õpetajate ettevalmistus ja koormus, et kuidas saaks õpetajate koormus täis sellele ainele, et kas tuleks siis mingile teisele õpetajale anda lisaõpetus või tuleks hoopis kirikuõpetajad kasutada selles rollis, ehk siis küsimusi on, aga samas on hea tõdeda, et ühiskond on tegelikult valmis
tundub, et ka poliitikud on valmis, küsimus on, et mis on nüüd need edasised sammud, sest praegusel hetkel ikkagi seda on vähe. Aga eks vaatame, mis edasi saab, et üldine foon oli positiivne, et nüüd tuleb tegutsema hakata. 4. ja viimase teemana alal Eesti usk püüdsime leida seda, mis on ühist luterlusel taburetiga. Püüdsime avada neid asju, mida hakatakse unustama, et sõna Luteri ei seostu mitte ainuüksi klaveri või mööblivabrikuga, vaid ka reformatsiooniga. Me rääkisime asenduskristlusest ehk olukorrast, kus uuringute järgi väga suur osa Eesti elanikkonnast soovib jätkuvalt kristlikku kultuuriruumi näha, kuid ise nagu ei olda valmis panustama või osalema selle kristliku sõnumi edasikandmises. Ja oli selline sõbralik, meeldiv arutelu, kus siis mõtlesimegi natukene, milline võiks olla tulevik Eestis läbi siis Luteri kiriku vaatenurga. Mina moderaatorina ergutasin paneliste natuke mõtlema raamidest väljas, et mitte võib-olla olema ka tingimata kinni taristus ehk siis nagu kirikus, vaid mõtlema selle peale, kuidas kristliku kiriku sõnum jõuaks suurema hulga inimesteni ja kaasa arvatud noorte inimesteni, kes kasutavad hoopis teisi kanaleid, et oma sõnumit nagu vastu võtta. Mõtlesime, palusin panelistidel ka fantaseerida, et milline võiks näha välja Eesti religioonne maastik 30 aasta pärast. Seal arvamused olid väga optimistlikud ühelt poolt, näiteks Erik Jõks pakkus välja, et Eesti on 30 aasta pärast Euroopa kõige kristlikum riik, aga Atko Remmel siis oli rohkem nagu 2 jalaga maa peal ja lähtus rohkem nagu tänastest andmetest, mis näitavad, et väljakutsed on. Et selline sõbralik, meeldiv paneel oli. Paide kiriku juures kogunesid noored arutlema selle üle, kas usk kõnetab tänapäeva noori, mida tähendavad mõisted lunastus, patt, süü ja kas armastuse usul on nende jaoks midagi olulist tänapäeval öelda. Millesse usub Eesti noor? Arvamusfestivali arutelust noortetöö tegijatega selgus, et väga paljud Eesti noored usuvad, et neid ei ole mitte kellelegi vaja. Nad tunnevad üksildust ja masendust ning elu väärtus on nende silmis väga kõikuv. See on meie individualistliku ja sekulariseerunud ühiskonna traagika, sest lahus Jumalast ja lahus teistest inimestest on väga raske elu mõtet leida. Evangeelsete koguduste sõnum selle keskel on väga lihtne, tule ja vaata. Kristluse kohta levib väga palju erinevaid hoiakuid. Üks ütleb, et see on iganenud muinasjutt, teine ütleb, et see on käskude ja keeldude jada. Kas need laused on tõsi või on need jäänukid nõukogude aegsest ateistlikust propagandast? Just isiklik kogemus aitab aru saada. Arvamusfestivali arutelust selgus, et noortel on küll väga suur huvi usu vastu, aga nad ei tea, kelle poole pöörduda. Panelistid tegid üleskutse, et igaüks otsiks enda tutvusringkonnast mõne kristlase ja küsiks tema käest, milleks ja mida ta usub. Kui tutvusringkonnas ei ole, siis otsi mõni kogudus ja uuri sealt. Ootan põnevusega seda arutelu, mis tekiks siis nende uute isiklike kogemuste pinnalt. Paide kiriku kõrval kogunesid ka vaimulikud, kes on aktiivsed sportlased, arutlema selle üle, kas vaim ja keha leiavad üksteist spordis, kas terves kehas on ikka terve vaim ja kas sobib harrastada erinevaid võitluskunste, joogat ja muid taolisi näiliselt ristiusuga konfrontatsioonis olevaid alasid. Et kui ma näen, et ma ei ole tükk aega liigutanud või ei ole aktiivselt, regulaarselt sporti teinud, siis ma tunnen, et kuskilt jääb puus valusaks või küünarnukk valusaks või ma väsin ära või kui ma kantsleri ametisse Toompeale lähen ja Patkuli trepist üles minnes pean vahepeal peatuse tegema või lähen liiga hiliseks üles jõudes, siis ma tunnen, et minu võimekus tööd teha ka kahaneb. Et võib-olla see, mis looduse poolt on meile ette antud, et me inimestena peaksime olema füüsiliselt aktiivsemad või kulutama füüsilist energiat rohkem või kasutama oma vaimutemplit, et see korras püsiks.
piisavalt palju, et siis kui meil tavapäraste toimetuste jooksul seda füüsilist tegevust ei ole, siis tuleb selle jaoks eraldi võtta aega. Ma olen seisukohal, et arvamusfestival läheb alati korda. Aga see sõltub sellest, milliste ootustega inimesed sinna lähevad ja millise valmidusega need, kes arvavad, sinna lähevad. Kas nad lähevad sinna ennast näitama, kas nad lähevad sinna teadlikult sooviga midagi paremaks muuta ja võib-olla on veel midagi. Ma usun, et sellest lähtuvalt ja tagasi vaadates arvamusfestivalile, mul on tunne, et Eesti kirikute nõukogu alal toimunu Eesti usu teema-aasta raames pani küll kõiki arvajaid ja kuulajaid innustuma. Minu jaoks oli see õnnestumine ja võib-olla oli eelarvamus selle suhtes suur, aga lõpptulemus pärast arvamuste ärakuulamist oli suurepärane. Nii et kui lisada siia veel juurde see, et kirik ei olnud mitte ainult ühel alal ja ühes telgis, vaid ka Paide kiriku sees ja Paide kiriku ees ja seal lähiümbruses, siis oli kirik kohal keset küla ja keskrahvast, nii nagu kirik olema peab.